Alustame sellest, et millist seljakotti kaasa võtta. Kui suur seljakott üldse kaasa võtta? Hannes, kui suure seljakotiga sina tavaliselt käid? Kuna see on niisugune lühem või ühepäevane üritus, siis ei ole väga suurt vaja. Mingi 5–12 liitrit on paras, et kohustuslik varustus sisse mahuks ja liiga palju träni kaasa ei veaks. Millised taskud seljakotil olla võiks ja kas raamiga seljakott või siuke pehme kokkukäkerdatav seljakott? Jooksu jaoks tasub kindlasti võtta siuke pehme, siis ta on sul paremini keha ümber ja kuna raskused ei lähe väga suureks, siis raamil ei ole väga suurt mõtet. Olulisem on jälgida see, et ta oleks võimalikult keha ümber ja ees oleks siis mitu kinnitust, et siin vestidel on näiteks hea ülevalt ja alt, et siis ta püsib paremini ümber ja ei hakka nii palju loksuma. Samuti see seljaosa ei tohiks olla liiga suur, et parem on, kui kõik asjad on ümber keha ilusti ära jaotatud, et saab ettepoole panna ja tahapoole. Kui te olete kuulnud, et seljakotil võiks olla puusavöö, et ta oleks mugavam, siis need jooksuvestid lõpevad ära rinnaku all ja puusavöö tegelikult hakkaks neil segama. Seljakoti sisu on täpselt selline, nagu iga inimene ise tahab kaasa võtta. Et sa võid kaasa võtta sinna omale karukostüümi, kui tahad sellega vahepeal pilti teha, aga võib-olla see ei ole kõige mõistlikum ja läheb kaal natuke suureks. Et me räägime nüüd optimaalsest seljakoti sisust. Seljakotis peaks kindlasti teil kaasas olema natuke süüa ja kindlasti natuke juua. Alustame veest või spordijoogist, mis te kaasa võtate. Kui palju vett on mõistlik kaasa võtta? Jooksu jaoks piisab täiesti 1,5 liitrist, kuna vahepeal saab ka joogipunktides juua ja rattale soovitame eraldi võtta rattapudeliga joogi kaasa. Aga jooksule rattapudelit on nõme kaasa vedada, et siis on mõistlikum panna siukse joogikotiga see seljakoti sisse, kus siis torust juua saab. Nendel seljakottidel on tihti ka ees veepudeli taskud. Sellist veepudelit ei ole nii mugav kaasa vedada kui veepõit. Just sellepärast, et siia ette taskusse saaks muidu panna batoonid või keelid. Kui need taskud panna pudeleid täis, siis ei mahu enam keelid ja batoonid ära. Sellel on küll teine miinus, et põie täitmine võtab kauem aega, et kui tahad esikohale võistelda, et siis on võib-olla pudel kiirem variant. Lisaks joogile võiks seljakotis olla natuke süüa kaasas. Võite kaasa võtta võileiva, mida närida, aga üldine tavaline spordistandard on batoonid ja keelid. Batoone ja keele on mõistlik kaasa võtta selliselt, et rahulikult liikudes arvestate iga tund üks ühik toitu, ehk siis üks batoon või üks keel ja vastavalt sellele kaua te rajal plaanite olla, võtategi kaasa 10, 11, 12 ühikut toitu. Kui te tahate esiotsa minna vajutama ja toidupunktides võimalikult vähe sekundeid kulutada, siis tasub kaasa võtta rohkem, ehk siis 2 ühikut 1 tunni kohta. Toidupunktides siis võidate sekundeid, et ei pea seal peatuma ja saate liikumise pealt süüa. Kui te ostate sellise pudeliga keele, mis on nagu hambapastatuubid, siis mõistlik on kodus kääridega ära lõigata keelinurgad. Selliselt käitudes te võidate lausa 0,5 grammi. Aga mis on veel olulisem, et kui te panete keeli rinnataskusse, siis ta rinnataskus ei hakka teil torkima ja ära hõõruma. Lisaks tasub keelide vahele kaasa võtta näksimisest näiteks kummikomme, hea vahepala, et ei peaks kogu aeg keelimaitse suus olema või siis, et kui on igav, saad midagi lihtsalt hambusse võtta ja tõstab ka motivatsiooni. Võib ka võtta kaasa kofeiiniampulle, et kui on suur uni või väsimus, siis see ergastab päris kiiresti ära ja töötab hästi. Oleme palju ise ka neid tarbinud ja proovinud. Lisaks veel ampullidest on olemas magneesiumiampullid, mis võtavad juba minutiga ära krambid, et rattasõidul näiteks võib kramp tekkida üsna ootamatult. Võtad taskust selle ja minuti pärast läheb jälle elu edasi, kramp enam ei ole. Kofeiini ja magneesiumit tarbides peab oma keha natuke teadma, et kui varem ei ole tarbinud, siis vaata, et lähima 15 minuti jooksul on mingisugune vets või siis, et sul on kaasas kuivalt kaasa võetud vetsupaber, et põõse all ära käia. Jah, kuiv salvakapakk on mul standardina alati kaasas, et siis selle jaoks või kui on vaja jalgu kuivatada näiteks villiplaastri panemiseks. Ratta külge peaks kinnitama kaardialuse, sest kaarti käest lugeda maastikul rattaga sõites on väga-väga halb. Milline kaardialus olla võiks? Kaardialuseid on erinevaid. Mina kasutan Miiru oma, mis on metallist kinnitusega. Oluline on jälgida 2 asja, et ta oleks lenksu peal stabiilne, ei kukuks maastiku peal lahti, et ta ei hakkaks kuidagi edasi-tagasi keerlema ja et kaarti saaks peal keerata võimalusel. Et siis on parem panna see põhjasuuna järgi või aru saada, millist teed mööda sa liigud ja on ka parem lugeda mingeid tekste, mis võivad olla teistpidi. Jah, need Miiru kaardialused on kõige levinumad ja tihti kurdetakse nende üle, et see pealmine plaat laseb jalga, aga siis lihtsalt on alus valesti kinni pandud.
et näete, siin all on üks mutter ja peal on kuuskant. Võtate kuuskandi, pistate sisse ja pingutate omavahel kokku ära. Selliselt see kaardi alust võite lapata ükskõik mis suunas nii palju kui kulub ja ta ei tule teil sõidu ajal lahti. Lisaks on ka võimalus ise teha, oleme näinud ka selliseid lahendusi. Need ei ole päris nii head, aga on võimalus jällegi säästa natukene. Jah, ise tegemisel siis 15 sentimeetrine plastikust kanalkatoru, natuke kummi ja vineertahvel ja osavamad näpud mõtlevad ise välja, kuidas need kokku panna omavahel. Kohustuslikust varustusest on siipulk, mis tuleb kaasa võtta. Kui sul endal siipulka ei ole, saad meie käest 3 euro eest siipulka rentida. Juhul, kui siipulka osta, siis tänapäeval on mõistlik osta Airpulk, on ju? Kui tihedamalt käid üritustel, siis tasub Air jah võtta. Airil on see puudus, et tal peab iga 3-4 aasta tagant patareid vahetama, aga kui käid päevakutel, siis ta on ikkagi palju mõnusam. Airpulk, siis sa ei pea pulka auku toppima, võtab kaugemalt punkte. Meil võistlusel on piirang, et võiks olla vähemalt 100 mälukohaga pulk kaasas, ehk siis see, mis mul näpu otsas on minu enda vana pulk, on 50-kohaline, see ei sobi. Ja kuidas seda kontrollida, et kas sul kodus olemasolev siipulk töötab, võta koodi esimesed 2 numbrit ja guugelda sportident ja sealt tuleb välja, et kui suure mäluga su pulk on. Kompassid mugav on kindlasti kasutada pöidlakompassi. Orienteerumisel ei ole oluline, et sul oleks siin peal kirjas asimuudid, kraadid või midagi muud. Orienteerumiskompassidel tihti lihtsalt värvid, et sa pead jooksu pealt suutma kaardi põhjasuuna ja päris põhjasuuna, mida kompass näitab, omavahel kokku panna ja siis need 2 näitavad sulle, kuhu poole liikuda tuleb. Pöidlakompass on küll jooksu peal väga mugav ja hästi kiire variant, aga rattaga sõites on tal väike puudus, et kui sa hoiad seda käega lenksu peal on metallist asjad, siis see võib hakata valetama. Ja lisaks on ka pöialt ebamugav hoida, siis sellele on kaval trikk panna kompass ka kaardi aluse peale. Võib mõelda sinna alla kas mingi väikse 2-poolse teibijupi, et ta ära ei libiseks ja õige koha peal kaardile ei jookseks, või siis lihtsalt panete kile alla niimoodi, et ta oleks seal paigal ja ta ei jääks sul ette, aga siis ta näitab kogu aeg õigesti ja on täpselt kaardi kõrval, et saad hästi võrrelda põhjasuunaga. Hannes, sinu käes on villiplaastrid. Miks neid kaasa võtta, kui rajal ollakse kõigest 12 tundi? Villid võivad ka tulla kiiremini kui 12 tunniga. Astud kuskil jala märjaks ja ei ole päris sobiv sokk või toss või okas jäänud tossu. Ja kui vill on juba käes, siis on maru valus sellega edasi joosta. Siis on hea trikk jalg ära kuivatada ja panna peale villiplaastir, et siis hõõrub jalg vähem. Just, et enne villiplaastri panekut kuivata kindlasti jalg ära, et märja jala peale ei pane. Muidu läheb see villikoht veel hullemaks, kui sa paned märja jala peale villiplaastri ja siis see villiplaaster tuleb lahti ning läheb rulli ja siis tekib sinna kõrvale veel teine vill. Lisaks võib see ära rikkuda ka siis soki, et ta kleepub soki külge ja järgmine kord on koht, mis hakkab alati hõõruma. Lisaks villiplaastrile võiks seljakotis kaasas olla termokile. Väike hõbedane kiletükk, mis peegeldab tagasi kehalt tulevat soojust. Et kui võistlus toimub suvel, tekib küsimus, et miks ma endiselt pean termokile kaasa võtma, õues on ju soe. Aga kui sa oled ise väsinud, organism on väsinud, siis organism ei suuda enam sooja toota. Lisame siia juurde 2 halba juhust, et juhuslikult tuul tõuseb ja sa käid kuskile vette sisse. Ja rohkem ei olegi vaja, et alajahtumist kätte saada. Ja siis juba on tiimi liikmetel sinuga väga raske tegeleda. Rattaga sõites on kohustuslik kanda kiivrit. Kiivreid on palju erinevaid. Kui oled varem rattaga sõitnud, ma loodan, et sul on mingi kiiver olemas. Nii minul kui Hannesel kiiver on elu päästnud, kui me oleme rattaga maastikul sõites peaga vastu juurikat kukkunud. Mis kujuga kiiver on mõistlik seiklusspordiüritusel? Kui valite kiivrit, siis tasub rattapoes valida siuke, mis kõlbab maastikusõiduks. Tasub ka mõelda selle peale, et öösel ajal saaks pealambi külge panna. Kui on siukene teravam nina, siis siit võib pealamp ära libiseda. Kui on spetsiaalsed rattalambi kinnitused olemas, siis tasub ka vaadata, et oleks sujuvam nina, kuhu seda on parem kinnitada. Et siin on natukene liiga terav ja on raske kinnitada. Pealambi ja kiivri koostöö on väga keeruline teema, sest need 2 omavahel ei kipu hästi läbi saama. Pealamp teeb sellist asja ja midagi peab siin välja mõtlema, et kas teibite mingisugused kinnitused siia ette, võtate noka ära kiivril, panete just noka tagasi kiivrile, ostate spetskinnitused, mis iganes, aga igal juhul proovige see kodus enne läbi, kuidas pealamp ja kiiver omavahel kokku sobivad. Rattaga sõites prillid on hädavajalikud,
sest suvisel ajal on putukaid hästi palju ja rattaga tempo on natuke kiirem kui joostes. Lisaks sellele, kuna meil on ikkagi maastikusõiduüritus, siis lendab ka rattalt tõenäoliselt pori või tolmu, ei ole päris maanteesõit. Ideaalsed prillid on sellised prillid, mis on samal ajal heledad, ehk siis kõik valgus tuleb läbi ja päikse käes lähevad tumedamaks. Alternatiivina võite leida rattapoodidest vahetatava klaasiga prille, millel siis õhtu saabudes saate päiksekaitse eest ära võtta ja panna kollase või valge klaasi ette. Ja kui te plaanite ainult valges olla, siis piisab täiesti suvalisest toidupoe prillist, mis on tavaline päikseprill, aga kui tahate ka öö peale jääda, siis ideaalne on valida siuke, mis läheb täiesti valgeks, et ei jääks seda tumendavat kihti veel öösel silmade ette, mis teeb niigi halva nägemise veel halvemaks. Päevasel ajal on mõistlik panna ette tumedad prillid, mis on mingisuguse kategooriaga. Üle tootjate on kokku lepitud kategooriad 0–4. Sellel näiteks on 0–3. Kategooria 0 tähendab seda, et kõik valgus tuleb läbi ja sellise prilliga on kõige parem liikuda hämaral ajal. Eestis on mõistlik kasutada kategooria 2 või kategooria 3 prilli päikse käes liikumisel. Kategooria 4 on natukene liiga tume ja sellist prilli me ei soovita rattaga sõiduks, sest kui sa vahepeal sõidad metsa vahelt läbi, siis päike mängib ja ta võib tõmmata nii tumedaks, et sa ei näe juurikaid enam metsa vahel. Kohustusliku varustusena tuleb kaasa võtta telefon ja soovituslik on võtta kaasa veekindlalt pakitud akupank ja laadimisjuhe. Milliseid veekindaid kotte kaasa võtta? Kas kilekott lihtsalt sõlm peale sobib ennast? Pigem mitte, kuna meil on ka kanuuetapp, siis seal vette kukkudes tuleb sealt vesi läbi. Kes tahab gramme säästa, võib võtta tavalise grippkoti, siis peab vaatama, et see oleks värske ja ilma aukudeta, aga on ka spetsiaalseid telefonikotte. Siin on üks väiksem, millel on võimalus ka pilte teha, kui te peaks seda rajal tahtma teha. Ja katsuda ka muidugi telefoni läbi selle. Nende hägustatud ei näe hästi ekraani läbi. Minu käes on natuke suurem variant, mis näeb nagu tavaline grippkott välja tummisemast materjalist. Siia saab panna ka muid asju sisse. Näiteks minul on selles kotis lisaks veel villiplaastrid, vetsupaber ja akupanga mahutab ka siia ära. Hannes, suur puffifänn, täna tulid ka kohale sellise puffiga. Räägi tast. Puff on niisugune hea universaalne asi, et kiivri all ta ei hakka kuskilt hõõruma, ei ole mingeid õmbluse servi, mis saaks kuskile vahele jääda ja puffil on mustmiljon erinevat võimalust, kuidas see pähe panna. Ja kui hakkab palav, siis saab panna ta käest ära, saab ka väga hästi reguleerida, kas paned ainult ümber kaelast kuni kõrvadeni või täitsa siia näo kõrvale välja. Puffe võite kaasa võtta julgelt rohkem kui üks, näiteks 2 tükki. Hakkab pea külmetama, siis paned ühe puffi kaela ja 1 puff pähe. Kõik kannab panna üksteise sisse täpselt kohakotti ja siis tekib vahele veel täiendav soojuskiht, mis tõstab oluliselt soojust. Hakkab ootamatult vihma sadama, jälle üks probleem vähem ja ei ole vaja termokile välja otsida.